Tere kõigile! Tervist. Tere, mina olen Triinu ja mul on täna 2 külalist, Anu ja Veiko. Ja ma jagan teile siin natukene oma lugu, miks ma täna üldse seda kõike teen ja jagan, sest et mind äratas üles ärevus ja depressioon. 8 aastat tagasi olin ma jõudnud sellisesse kohta, kus mul oli 3 tundi elujõudu ja ma mõtlesin, mis minul viga on, sest ma olin oma arust väga tubli laps olnud, tegin tööd 24/7, kodu oli korras, kõik olid olemas, aga mina olin täiesti läbi. Ja antidepressandid mulle ei sobinud, ma ei saanud neid võtta, siis minu keha läks täiesti stressi, ehk siis see tähendas seda, et ma hakkasin otsima uusi lahendusi. Kuidas ennast tervendada? Nii et tänu iseenda teekonnale leidsin ma siis üles emotsioonide vabastamise tehnikad, millega hakkasin siis iseennast tervendama ja aasta tagasi leidsin ma veel sellised asjad, mis toetavad meie keha ja panevad käima meie keha energia. Ja täna selles loos ma tahangi rääkida võib-olla just nendest, mida ma leidsin aasta aega tagasi, plaastrid, mis siis aitasid minul veel paremini ennast tunda ja kuna minu energia on selles mõttes hästi nagu tundlik, siis ma reageerisin alati kõigile ja kõigele ja minu keha reageeris, siis minu keha kohe jutustab, kui temal on kuskil energia kinni, siis tänu nende plaastritele olen saanud mina veel paremasse kohta. Nii et minu väike tutvustus on siin selline, miks täna ma tahangi natukene siin, et me jagaksime mõningaid kogemusi, mida me oleme saavutanud, et see info läheks nagu edasi, et inimesed saaksid aru, et meil on olemas ka veel teine tee. Plaastrid. Kui ma esimest korda neist kuulsin, siis tundus see mulle nagu selline voodoo ja ma nagu ei võtnud seda tõsiselt. Mul on üldse väga raske midagi maha müüa, sest ma ei usu mitte midagi. Ma pean kõike omal nahal kontrollima ja kui mulle öeldi, et üks plaaster võtab ära valu, siis mõtlesin, et okei, no jaa, räägi. Ja täiesti juhuslikult 2 nädalat hiljem sattusin ma koolitusele, kuna see LifeWave jäi mulle kõrva ja nägin, et meie linnas on LifeWave'i koolitus. Tõelise skeptikuna mõtlesin, okei, ma proovin ära, ma annan endale võimaluse ja see üks plaaster muutis minu jaoks minu elu. Selles suhtes, et minu vanusega seoses algasid mul just kuumahood olid alanud ja see 1-2 plaastrit, mida ma sain kasutada, oli see, kus kadusid ära minu kuumahood. See oli minu esimene vau. Ja siis ma küsisin oma abikaasalt, et kas ta on nõus sügavuti asja uurima, mis asjad need üldse on. Ja ta andis mulle oma jah-sõna. Ja tema on tegelikult minust palju targem, sest ta istubki kogu aeg ja kuulab ja tõlgib. Ja üks asi, mida me peame endale teadvustama, et plaastrid ei ravi. Me peame ise väga palju ära tegema. Me peame aru saama, kuidas neid kasutatakse. Me ei tohi neid, ka nendega on võimalik üle doseerida ja plaaster toetab meie organismi selleks, et organism paremini saaks haigusega nagu võidelda ja leida jõu uuesti terveneda. Räägi oma esimene plaastrikogemus ja millal sa nagu tundsid, et sa usud, et need toetavad sinu organismi? See juhtuski siis peale seda, kui Anu oli esimest korda käinud nii-öelda tutvustaval õhtul. Minul oli peale esimest COVID 2020 tekkis probleem unega. Ma olin selline öine kellavalvur, et tund magasin, tund üleval ja niimoodi see kestis minul üle 2 aasta. Ma olin selline, ütleme, et kurnatud ja väsinud ja probleem oli mul eksisteerimisega. Ja
kuskil 1,5–2 nädalaga ma ise ei pannud tõsi tähelegi, aga Anu küsis, et kuule, et kas sa oled hakanud kuidagi nagu paremini magama, et kuidagi nagu sa päeval ei ole enam nii vedel. Sa ei olnud enam nii närviline, kui inimene on magamata, siis ta ongi närviline, et rahu tuli tagasi, mida mina märkasin. Ja siis ma nagu mõtlesin tõesti, et ma olen hakanud öösel vähem üleval olema, et tõsi, ta oli küll veel, see uni oli veel katkendlik, aga ütleme, et 3. nädalaks oli see, et ma juba magasin selliselt 6 tundi järjest, et see oli nagu minu jaoks kosmos inimesena, kes üle tunni ei maganud järjest juba üle 2 aasta. Et see oli nagu see, kus ma olin nagu müüdud. Ja siin võib nagu ütelda seda, et kui inimese organism on nagu, inimese organism ja tervis on natukene nagu rohkem juba pihta saanud ja siis see muutuse tunnetamine on suurem ja kardinaalsem. Aga kui sul on nagu selline varjatud ja väiksemad probleemid, et siis on see nagu see vau-efekti ei pruugi niimoodi tulla, et sa pead natukene nagu neid kasutama ja saad alles siis aru, et milline tubli abi ja tugi on nendest. Aga sinu kiire vau, mis oli sinu jaoks nagu üllatav? Proovisin saada jagu või leida leevendust õlaprobleemile ja proovisin mitmeid kombinatsioone ja ei. Sul oli äge valu, sa külmetasid ja sul oli õlg ja kael oli selline hästi valus. Hästi valuline, ebamugav ja ma katsetasin ja ei saanud kuidagi nagu leevendust sellele valule. Ta oli küll leebem, aga see oli täpselt selline, et mingi hetk ja siis ta tuli nagu tagasi. Ja siis energiaplaasteriga, millest ma algselt suurt ei pidanud. Ma nagu arvasin, et ta on natukene selline ületähtsustatud, aga nüüd ma suur kummardus energiaplaasteriga. Ja see oli sõna otseses mõttes 5 minutiga. Ma olin, ei taha ingliskeelset väljendit ütelda, aga ma olin nagu vastsündinud. Mul ei olnud mitte ühte valu. Kõik oli kadunud, absoluutselt nagu käega pühitud. 5 minutit ja kõik. Ja siis, see on minu jaoks olnud see, kus kohas nagu tuligi taevas maa peale. See oli vägev. Ma kohe sõidan siia selle oma infoga sisse, sest see sama lahendus oli ka, kui minu lapsel valutasid käed, õlad ja kui ma siis Veiko ja Anuga sain rohkem tuttavaks, siis ma lahendasin oma lapse käevalu täpselt samamoodi. Ma panin Enetsi plaastri ja laps kirjutab ema, et sa ei taha teada, et mul ei valuta enam. Ja ta oli vaevelnud nende käes, ma ei tea, sest ta ei julgenud isegi rääkida. Ja siis, kui ma kõndisin juba plaastritega ringi kodus ja ütlesin, et teate, mis ma leidsin, on ja siis laps julges öelda, tead, et mul see valutab, on ja Veiko ütles, et pane Enetsi plaaster ja siis, kui laps kirjutas hommikul, see on täitsa imeline, aga mul ei valuta enam see käsi. Nii et siis ma nagu mõtlesin, kui palju ma nagu oleme otsinud ka just keha tasandil, ütleme niimoodi, et kui ma ise armastan emotsioone vabastada, uskumusi korda teha, aga kehas see blokeering, siis see plaaster on nagu minu arust, minu pere jaoks olnud väga suur kingitus. Ja koolitusel me räägimegi lahti, miks ta nii töötab ja miks need plaastrid nii töötavad. Aga tulge kuulama. Jaa, aga ma räägiks mul on nagu ütleme viimase 2 kuu jooksul, isegi natukene vähem, aga ütleme 2 kuu jooksul sellist 3 ägedat vaud, kus 3 päeva tagasi, 3 päeva tagasi ma tõusin väga valesti voodist püsti ja tõmbasin ära oma selja, nii et ma olin täiesti kõver. Ja ma olen sellise natukese nõrga seljaga opereeritud ja olnud ka korraks halvatud oma elus selle selja tõttu. Ja see selg on minu jaoks nõrk koht. Ja kui ma sealt laua pealt tõusin ja mõtlesin, et no nii, mis nüüd edasi saab. Ja võt siis oli see, et koju tulles kohe
läksid peale Ion, Carnosin ja valuplaaster kombinatsioonis selgrolülide peale ja siis toetasin veel oma õlidega. Veiko tegi mulle veel sümfonit. Järgmine päev tõusen hommikul üles, liigutan voodis, vaatan, see ei ole võimalik, see lihtsalt ei ole võimalik. Et mul nagu üldse ei valuta või. Ja siis püsti tõusin, siis ma ikkagi tundsin, jalg oli natukene vedel all, aga ma sain kõik oma toimetused teha ja täna on kolmas päev. Et ma võiks öelda, et mul pole isegi tugivööd ümber. Et vanasti sellised asjad lõppesid mul 2 nädalat, nädal aega kuskil selline praktiliselt voodis ja liikumatu, siis nüüd on see, et mul on 3. päev ja ma tunnen ennast nagu väga hästi. Et plaastrid nagu selle koha pealt on mind nagu väga-väga palju aidanud. Aga ma tegin siin Karmioolaga ühte laagrit koos ja suvi on meil praegu selline ilus, aga meil on ka neid vihmaseid ja tuuliseid päevi ja ma sain külma. Ma sain külma ja kui ma koju tulin, siis mul oli selline nohu, siin põsskopad olid üsna kinni ja ma olin nii väsinud pühapäeval, et ma unustasin ära panna plaastrid ja siis hommikul ärgates siis oli niimoodi, et mul olid silmad paistes ja siis Veiko ütleb, kui sa terve öö köhisid. Siis mõtlen, miks ma neid plaastreid peale ei pannud. Ja siis esmaspäeva õhtul paningi endale Carnosini, glutationi ja Carnosin, glutatioon ja Ion 2 õhtut järjest. Kasutasin 3 öösel 3 plaastrit ja oli mul kadunud nohu ja oli kadunud mul köha. Ja siis mõtlesin, et vau, miks ma seda varem ei pannud, aga vahel me peame selliseid kogemusi saama. Ja 3. minu vau oli see, et ma sain endale puugi ja puuk tegi mulle siukse päris korraliku punase laigu, ta sügeles ja ta valutas ja siis oli ka samamoodi Carnosin, Ion, glutatioon ja 2 päeva ja mul oli punetus kadunud, põletik sealt kadunud ja kõik nagu taandus. Et toetasin veel ka natukene eterlike õlidega, lavendliga ja see kõik oli nagu, ma nagu unustasin ära selle ja siiamaani on nagu kõik korras. Varsti peaks minema igaks juhuks tegema seda puugi analüüsi, aga see ongi see koht, mis minule plaastrite juures meeldib, et me saame toetada neid, me saame toetada oma keha, et meie keha kiiremini saaks siis nendest ebamugavustunnetest, valudest lahti.